Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Vaba sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head raadiokuulajad, täna on stuudios Anti Evelin Poolamets, mõlemad Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Me vahendame kõige värskemat teavet Riigikogu komisjonidest, istungisaalist ja muidugi ka kuluaaridest, mis sosinad seal käivad, milliseid mõtteid liigub. Täna me alustame emakeelepäeva teemadega ja siis me jõuame rääkida valitsuse vahetusest ja puudutame ka seda, et kuidas on olukord Ukraina, Trumpi ja üleüldse Trumpi materdamise rindel, et kas on ka rahulikumaks jäänud või siis rünnatakse meie võtmeliitlast sama raevukalt edasi kui vahepeal. Evelin, aga täna on tõesti eriline päev meie jaoks veel kahekordselt, sest emakeelepäev on niikuinii kena tähtpäev, aga meie astume üles täna ühes etenduses, mis on setokeelne. Ja tere ka minu poolt, tõepoolest igat moodi võib ju oma emakeelepäeva tähistada ja meie võiksime täna nõuks siis üles astuda setokeelses lauluetenduses, kuna minu vana emapoolsed ja vanaisapoolsed sugulased on kõik Setomaalt pärit ja lapsena kasvasin ma üles setokeelses keskkonnas. No su isa rääkis ikka puhas setokeelt ja ta oli ju kuni 7. eluaastani lihtsalt setokeelne laps. Jah, seda küll ja ega see oskus ju kuhugi ei kadunud ja mul on ka endal väga tore meenutada neid lapsepõlve hetki ja väga huvitavalt kerkivad need lapsepõlves kuuldud sõnad ja rõhud jälle kuskilt mälukihtide vahelt üles, et see on väga põnev. No me oleme seal koos etenduses, aga mina tunnen, et sinu seto intonatsioon, häälikud, need on ehtsamad, et minu sõnavara on ikkagi võib olla setokeelne, mida ma kasutan, aga just nimelt hääldamine on põhja-eestilik ja seda võib-olla ei saagi kätte, see on just see päris emakeel, mida sa oled saanud või sina vähemalt poole kõrvaga kuulnud ja jah, et need murded ja meie pärimusest tulenevad oskused ongi kõik see, mis meie kultuuri rikkaks teeb, nii et kõigile toredad emakeelepäevad. Ja ma tahtsin öelda seda, et tegelikult tuletan meelde su isa näidet, kes oligi ehtne setokeele kõneleja, hiljem ta kolis sinna võru keele alale ja ka võru keel sai talle täiesti selgeks, ma olen teda kuulnud kõiki neid murdeid rääkimas, see oli hämmastav. Aga oli ka selline asi, et suruti alla oma emakeele oskust, sest tegelikult emakeel on selle, mille sa emalt saad. Ja kui minu äi ja sinu isa läks kooli, siis öeldi, et mis mõttes setokeel, eks ole, aga see oli tema emakeel. Ja niimoodi just kooli kaudu on inimestesse oma
murdekeel või tegelikult see õige oma emakeel välja surutud. Me saame aru, et üle 100 aasta tagasi oli siin vaja ühtset kirjakeelt ja sellel oli kõigil oma mõte, sest kui oleks väga murretesse kõik see kirjakeel jagunenud, võib-olla ei oleks suudetud seda suurtki kirjakeelt luua. Aga sellegipoolest, et mõelge, kui palju võõrkeeli meil õpitakse, millest tihtipeale ei ole mitte mingit tolku, õpitakse prantsuseid ja kõiki, aga pärast vaatad, et inimene eluaeg ei kasuta. Miks me ei võiks natukene rohkem oma murdeid tunda? See ei võta tükki küljes, see on nagu ajaloo õppimine keele kaudu, see on väga eriline kogemus. Mina, kes ma ei ole suguvõsa kaudu setodega seotud, nüüd olen, mina tahan, et minu lapsed teaksid oma vanaisa keelt, mõistaksid seto kultuuri. Ma ise muretsesin ka Muhu Uabitsa, sest minu ema on Muhumaalt ja sealt ma olen ka lapsepõlves seda Muhu keelt nii palju kuulnud, et ma paari päevaga saan jälle lainele, kui ma Muhusse lähen. Ja sama ka virulaste kohta, et tegelikult Virumaal on veel küll neid, kes rannikumurret räägivad või vähemalt hääldavad neid tähti sedamoodi, nii et see on üks äärmiselt tore kultuuriharrastus, keeleharrastus, ajalooharrastus, oma juurte hoidmine, et minu meelest peaks emakeele tundides palju rohkem pärimuskeelt õpetama ja nendes koolides Võrus, Võrumaal, Setomaal, Muhumaal peaks eriti hoolega hoidma, sest on küll võimalik mõlemat osata ka riigikeelt ja siis oma pärimuskeelt või emakeelt. Jah, et ka koolitundides vaatad, et need võõrkeelte osakaal tunniplaanis on uskumatult suur ja see kõik on tegelikult toimunud meie oma emakeele ja kirjandustundide arvelt. Leian, et pigem tegelikult tuleks siin seda tasakaalu nihutada emakeele suunas, et lapsed õpiksid rohkem eesti keelt ja kultuuri ja kirjandust tundma, sest seda võõrkeelt tuleb igapäevases elus nii palju. Arvutimaailm, digimaailm uputab inglise keelega üle lapsed, nii nagu vanasti pressisid vene keele sõnad sisse või 100 aastat tagasi tuli neid saksikuid sõnu ikka ja jätkuvalt, siis inglise keele uputus on praegu tohutu. Ja mis on oluline, on see, et näiteks vene keel, mis oli vahepeal B-võõrkeel ehk teine valik, ehk see on ära lõpetatud, jumal tänatud, ehk vahepeal meid omamoodi nagu venestati ka edasi, tehti kakskeelseks, et kui me tahame, et eesti keel valitseks Eestis, siis ei ole vaja Eesti lastel kohustuslikus korras vene keelt tuupida. Ja selle tulemusel oli näiteks väga positiivne areng, et kasvas hüppeliselt soome keele õppijate arv, ehk meie sugulaskeelt ka tuntakse, mis on minu jaoks olulisem kui vene keel. Aga Evelin, läheme kohe järgmise teema juurde peale väikest pausi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja nüüd oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et täna on saates Anti Evelin Poolamets, Lääne-Virust valitud Riigikogu liikmed. Ja mõistagi saame ilma valitsuse vahetuse teemata, see on suminaid tekitanud Riigikogus, ma nägin ka komisjonides, millised meeleolud olid sotsidel, väga hapud. Riigikogu saalis hakkasid kohe torkima reformi, et see selline jalaga saamine oli neile väga ebameeldiv. Aga ma küsin Evelin esiteks muljete kohta, kas sa ka neid õhus olevaid meeleolusid nägid ja siis läheks põhjuste juurde. Jah, et tõesti huvitav on nüüd vaadata, kuidas need samad inimesed, kes ka seda Riigikogu kultuuri või sellist halvas mõttes kultuuri on süvendatud, kuidas opositsiooni otsustest sõideti või üle isegi ka seda Riigikogu töö ja kodukorda rikkudes. Ja nüüd nad on siis meiega samal pool rindejoont ja on välja visatud.
no nüüd siis näeme ka neid happusid viinamarju, kuidas siis sotsid sõimavad kõike seda valitsust ja no, väga huvitav. Mina suure rõõmuga jälgin seda, kuidas sotsid peavad omal nahal nüüd kannatama kõike seda, milles nad ise osalised olid. Just nimelt ja nüüd need lubadused, mida valitsus on andnud, ju räägivad maksulangetustest ja no Evelin, mis maksulangetus on, et jätame ettevõtte tulumaksu ära 2%, see ei mõjuta mitte midagi ja mis me tegime siis Riigikogu saalis oli, et ütlesime, kui teil on parempoolne valitsus, et hakkame siis makse langetama. Jah, et see valitsuse remont prooviti meile siis nüüd kõigile siin ühiskonnale ka tuua nagu uut lahendust, et nüüd on kõik palju parem kui varem, sest varem olid sotsid kõiges süüdi ja et meil on see riigi valitsemine olnud vasakpoolne ja et nüüd läheb kurss paremale. Ja eks me tulime siis valitsusele appi, EKRE esitas 6 eelnõu, mis kõik puudutasid viimasel ajal kas tõstetud või kehtestatud makse. Et tegime ettepaneku kaotada ära automaks, tegime ettepaneku alandada käibemaks, ettepanek alandada tulumaks, et rida makse ja nüüd saab siis jälgida, kas meie nii-öelda remonditud valitsus peab oma sõna kinni. No ei, ta ei pea, sellepärast, et neil on rohepööre, mis sööb kogu raha ära ja siis, kui veel riigikaitsele ka raha panna, mida on vaja panna, siis nad on lõhkise küna ees, et tegelikult ei saa 2 sellist suurt asja teha. No rohepööre on kindlasti suur, aga väga kahjulik, riigikaitse on ka suur, aga väga vajalik, nii et need asjad ei klapi kuidagi kokku, kui rohepöördelt raha ära võtta, tõmmata kas või 3/4 kokku, siis riigikaitsele jääks raha juba sel aastal ülegi võib-olla, et me saaksime kohe 5% SKP-st riigikaitsele panna, nagu ka Donald Trump on rõhutanud, et peaks olema. Mind hämmastab see, et leitakse nagu kuskilt õhust 2,6 miljardit meretuuleparkide toetuseks ja aga ei leita miljarditki riigikaitseks, et eriti veel praeguses olukorras. No ma ei tea, kas meid ohustab siin Eesti see, et me lähme keema või et suvel kõik kõrbeb või ohustab meid agressiivne naaber. Jah, kallid inimesed, külm on Eestis jätkuvalt, isegi kui siin peaks 0,5 kraadi soojemaks minema, ikka on külm ja oleme rõõmsad selle üle, kui tuleb mõni soojem suvi. Kliima muutub mitte inimesest sõltuvalt, vaid ikka kõigest muust sõltuvalt, mis on päike, maakera kaldenurk ja kõik muud asjad kokku. Aga sellest me ei süvene praegu. Ma küsin, Evelin, et kas sa nägid ka mingisuguseid manöövreid selles valitsuse vahetuses, mis võib-olla jäid tähelepanuta, et üks politoloog ütles, et tegelikult see oli Isamaa pärast kõik, et Isamaa ümber keerles, et tema toetust vähendada ja teine variant, et kas me ei või näha seal tohutuid korruptiivseid skeeme, et nad tahavad seal kahekesi koos Eesti 200-ga otsustada ära, et kes saavad tuumajaama omanikeks. Põhimõtteliselt EKRE toetab ka tuumajaama, aga me toetame riigi omanduses olevat tuumajaama, et see ressurss jääks kõik meile, ka dividendid, mis sellest tulevad, aga siin võib-olla tahetakse väiksele reformiga seotud seltskonnale tuumajaam suunata ja meretuuleraha. Jah, et eks selguvad aja jooksul, kuhu see koer tegelikult maetud oli, võib-olla on mitu põhjust korraga, et kas või see käitumine, et üks päev räägitakse, küll on vaja meretuuleparke toetada ja üleöö see suhtumine muutub ja ma arvan, kindlasti üks osa võib ka olla Reformierakonna kukkunud reitingus ja Reformierakond on väga palju siis pärast seda valitsusest sotside väljaviskamist pöördunud Isamaa poole,
kutsunud neid valitsusse korduvalt avalikult, et Isamaa siis, ma ei tea, ta ei ole otse ei ega öelnud ka, et ju nad siis võib-olla ootavad väga rasvast pakkumist. No Isamaa tahab kindlasti valitsusse, aga ta ei pruugi kohe tahta, ta võib-olla tahab üle elada siis kohalikud valimised, sest nende reiting on kõrge ja teisalt ka seda, et mida siis neile pakutakse, sest pärast seda, kui nad Refiga lähevad valitsusse, siis see reiting samaks ei jää, see hakkab kolinal kukkuma ja reformi meetod on musta lese meetod, eks ole, kuulus ämblik, kes oma kaaslase siis tühjaks imeb. Ja nii on ju Eesti 200-ga juhtunud, see on täiesti tühjaks imetud ja räägitakse ka ikkagi muidugi seda, et oli valik, kas läheb Eesti 200 valitsusest ära, kes oli neile täiesti ustav puudel, lükka tõmba oma 2% toetusega, või siis lähevad sotsid ära, et neile tundus praegu kasulikum olevat sotsidest lahti saada. No jah, et siin rääkida sellest, et olematu reitinguga erakond nüüd võimalik, et tahab midagi muuta või paremaks, vaevalt, et see opositsioonis neil kuidagi rohkem oleks õnnestunud, et võimalik, et see oli üks väljapressimise meetod, aga kui vaadata sotside reaktsiooni, nad on väga pettunud, nad on väga kibestunud, et nad välja visati ja mina näen jälle siin tõesti, nagu sa ütlesid, et musta lese versioon Reformierakonnalt poolt, mina näen seda plaani juba algusest peale, et võtame nagu ballastina sotsid pardale, kui raskeks läheb, siis tõukame nemad nagu üle ääre, et saab jälle õhupalli. Ja, no see on ref on selline nagu mingisugusest krimifilmist tegelane, kes kogu aeg oma ka neid kuriteokaaslasi katuselt alla tõukab ja aeg-ajalt neid püstolitoru ette paneb ja gangsterifilmi tüüpilised stseenid. Aga tegelikult on neil väga palju probleeme, kui nad jäävad Eesti 200-ga, võivad mõned otsused läbi suruda, kuskil oma jopedele kantida tuulerahasid hiiglaslikes kogustes, mida siis pärast on väga raske tagasi pöörata, tuumajaama rahasid ja kõike, et see on reform võib minna, ma ütlen võib, kindlalt ei ole siin midagi, ma ei saa tõestada, aga mul on tunne, et toimub üks suur NRG-tehingu planeerimine kogu selle rohepöörde taustal, et ärastada Eesti energiasüsteem igasugustele oligarhidele. See juba käib tegelikult, sest tuulealasid ostetakse kokku aga Refi põhimure on, et need läheksid õigetele semudele need rahad. Ja selle ümber käib suur manööver, sest ärme unusta, et reformi elu on keerlenud korruptiivsuse ümber, autorollode ümber, 10 miljoni dollari ümber, webfondide ümber, R-hoolduste ja rahade ümber, Tallinna sadama ümber, see on üks tihe aukudega Šveitsi juust, kus igas augus pesitseb korruptsioon. Ja see on olnud Reformierakonda defineeriv nähtus. Nad ei ole turumajanduse partei, vaid semukapitalism. Mulle, sulle, keegi tassis kohvrikesi ämmakappi. See defineerib praegust peaministrit ja see on ohtlik, et kui varasti virutati ühtesid summasid, tassiti ühe summadega, ütleme kilekotte, siis nüüd räägitakse miljarditest ja miljarditest. Me läheme väga ohtlikule ajastule vastu. No võimalik, et reformi ajendas ka see, et tekkis surmahirm, et see Eesti, see lüpsilehm Eesti juba mitmendat kvartalit majanduslanguses hakkas kätte ära kärvama. Ja nüüd oli vaja midagi radikaalselt muuta ja nüüd me näeme, mida nad siis muutma hakkavad. Ma tean, et sotsid olid väga tuumajaama vastu, tuumaenergia vastu, samas Reformierakonna liikmed, mõned seal on väga aktiivselt tuumajaama eestvedajad ja kui nüüd me mõtleme, kui me tahame Eestis mingit tööstust arendada või et meile tuleks investeeringud, siis meil peab olema juhitav elekter. Olgu ta siis kas kivisöest või olgu ta siis kas tuumaenergiast või põlevkivist ja enne ei hakka midagi juhtuma ja kui meil ei ole tööstust, kui meil ei ole tootmist, ei ole meil ka majandustõusu ja see ongi, ma arvan, see põhjus, et midagi tuleb selle energeetikaga ette võtta, sest see tuuleenergia, no andke andeks, no see ei hakka tööle. Vaata, kui nad näevad numbrit 13 oma toetuses, mis oli ühel nädalal siin hiljuti, siis
siis võib ka tekkida see tunne, et tuleb võtta viimast, et meid ei valitagi tagasi, me ei võida enam, noh, see lootus muidugi ei kao kunagi, sest neil on abiks meedia ja kõikvõimalikud Prigožini skandaalid, afäärid, pettused, e-valimised, kõik on neil olemas, aga siiski, noh, poliitikud on ka need, kelle meeleolud vahelduvad ja see on see, et tuleb võtta viimast 2 aastaga ja Eesti 200 ja Reformi toetus koos, kui vaadata neid kõige madalamaid andmeid, mis viimati tuli, on ju ainult 15%, et 13 + 2 annab 15. Ja vaatame, mis ta nüüd edaspidi teeb, aga sellega tegelikult ühiskonna toetust ei saa, see on väikese, juba väga madal toetus, millega tegutseda, et juba kasvab surve erakorralisteks valimisteks. Just ja viimased uuringud ka näitasid seda, et väga üle poolte ei toeta peaministrina Kristen Michali, üle poolte inimestest soovivad erakorralisi valimisi, et see pinge ühiskonnas on järjest kasvanud. Ja see pinge kasvab ka silmnähtavalt paljudes piirkondades, et noh, meie jaoks on see hästi mõõdetav sellega, kui paljud inimesed on tuuleparkide vastased, väga tõsiselt vastased, sellist liikumist ei ole ammu näha olnud. Väga aktiivne võitlus oma kodukoha eest ja ka ikkagi inimesed on väga teadlikult, nad võitlevad ka mõistliku energiasüsteemi eest, et ei ole vaja meile kallist elektrit, et see on pikaajaline protsess, mida EKRE-ga eest vedas, et me rõhutasime, et elekter peab olema taskukohane, tegime meeleavaldusi ja ma mäletan, et tollel ajal, enne kui need metsikud meediaskandaalid meie vastu olid ka EKRE toetus 25, 23 ja 25 vahepeal, et me adresseerisime neid samu probleeme, mis on täna kõige valusamad, aga nad pühkisid need vaiba alla, lihtsalt panid hüsteeria kahurid jälle tööle, tahtsid, et eestlaste toimetulekust ei räägiks keegi, räägitakse ainult Ukrainast, tegelikult peab ikkagi mõlemast rääkima ja nende meetod on olnud lihtsalt summutada meie toimetuleku teemad. Jah, et see sama teema, kui me jõuame tuuleenergia juurde, et kuidas inimestele valetatakse, et see on odav elekter ja nüüd, kui me lugesime viimast siin uudis ka, et Eesti riigi firma keeldus odava hinna korral tuuleelektrit tootmast, et me näemegi, et juba praegu on tuuleenergiat meie piirkonnas väga palju ja et kui on palju, siis on hind madal ja kui madala hinnaga müüa, siis ei ole see kasumlik. Nagu me teame, elektri hind kujuneb meil Nord Pooli börsil, ja seal kujundab selle hinna kõige kallim pakkumine, mis veel vastab nii-öelda nõudlusele ja pärast seda saavad kõik sama hinda, ehk siis kui hind läheb liiga odavaks, siis ei ole enam mõtet toota ja kogu see süsteem näitabki, et tuuleelektrit, mida rohkem seda on, seda vähem seda on nagu ka võimalik müüa. Ja Enefit pani oma tootmise vahepeal seisma tuuleparkides, sest liiga odav oli elekter ja siis küsitakse meilt dotatsioone, nii et asi on suurejoonelises dotatsioonimajanduses, kogu see tulevane tuuleelekter saab tuginema dotatsioonidele, subsiidiumidele, vabandage, ükski parempoolne partei ei saa kogu asja ehitada üles subsiidiumitele. Jah, et meie ju praegus ka, meie riik, valitsus ju on üles ehitanud sellise dotatsiooni-skeemi, et kui tuult on ka palju ja see hind on madal, siis maksumaksja tarbija maksab tuuleettevõtjale selle kasumi kinni, ehk siis ei tekigi sellist olukorda kordagi, et energia võiks odavaks minna. Just, aga ma tahaks ka näiteks häid raamatuid välja anda Reformierakonna sigadustest. Palun makske mulle see vahe kinni, kui mul, ütleme, kasumit ei tule. Andke raha, andke kohe palju. Iga ettevõtja, kes meid praegu kuulab, võiks ju küsida, et makske mu ärikahjum kinni, makske mulle kõikide asjade eest, et ei saa nii, et kogu energiasüsteem on subsideeritud. Päris mõistlikuks ei saa seda pidada, sest subsiidiumitega on seotud nii palju asja, et vaadake, kui palju põllumajanduses keerutatakse raha
toetuste kaudu, et me ei saa, mis siis saab, kui kõik eluvaldkonnad on subsideeritud ja siis põllumajanduses on see ka ikkagi mõeldud selleks, et kaitsta kolmandate riikide odavate põllumajandustoodete vastu, et see on keerulisem skeem, aga nüüd veel mingi eluvaldkond viia maksumaksja raha pööritamisel, no ei ole normaalne. Aga Evelin, üks asi, mis me sotside pahameele juures jätsime mainimata, et sa lugesid ise ette Nordica uurimiskomisjoni moodustamise teemad ja ennäe, mis juhtus? Jaa, kohe esmaspäeval hakkaski juhtuma see, et minu meelest oli see tegelikult teadlikult esimene eelnõu, opositsiooni eelnõu, mis läbis esimese lugemise. Et meil on muidugi üks sarnane juhtum, tähendab ka naljakas juhtum, mäletad, oli see poliitilise kultuuri kohta, et siis oli see suhteliselt hilisel ajal selle eelnõu kaitsmine ja reformierakondlased ja sotsid olid nii unised, et nad ei saanud aru, kummale nupule vajutada ja see eelnõu läks läbi, aga tõesti Nordica uurimiskomisjoni moodustamine läks läbi ja täiesti teadlikult sotsid tulid siis kah vastasleeri üle ja hääletus jaguneski nii, et 35-38 ja Nordica on ju tähtis teema ja nüüd on huvitav vaadata, kuidas siis me hakkame seda ka komisjonidest arutama, sest Nordica puhul on jälle nii palju sellist Reformierakonnale omast käekirja, kuidas raha lihtsalt aihtub, keegi ei tea kuhu. Toome kas või nagu Autorollo näite, et miljonid haihtuvad. Aga jõuavad ka kuskile, näiteks Autorollo puhul oli ilmne korrelatsioon, isegi ajalehed avaldasid neid tabeleid, ehk siis näiteks Pirita Selveri automaadist olid Autorollo kaardiga välja võetud 10 000 eurot, ja enne pool tundi hiljem kandis keegi Reformierakonna arvele 10 000 eurot toetust, täpselt sama summa ja seal oli pikk nimekiri, kümnete kaupa, jälle Pirita Selverist 10 000, jälle Reformile toetus. See kõik on kindlaks tehtud, aga loomulikult keegi vangi ei lähe. Seda enam, et Nordica allakäik hakkas just siis, kui Kristen Michal sai majandusministriks seal vahel ja see läkski oma... Keit Kasemets ja kompanii kantisid just veel viimasel hetkel suuri summasid ja kui oli juba selge, et pankrut on käes. Jaa, viimased veel toetussummad, maksumaksja raha kanti eelmise aasta kevadel ja kuigi KredEx ei tahtnud seda teha, siis Keit Kasemets survestas neid teatud kirjadega, et ikkagi makstakse sinna pankrotipesasse veel 1,5 miljonit, et nii selgelt on näha sellist reformierakondlikku käitumist. Täpselt, Reformierakonna hall kardinal Keit Kasemets, iga kord, kui seda teemat puudutada, läheb muide peaminister väga närvi, ärritub korralikult ja see näitab, et see on nende nõrk koht, et nad tegid Kasemetsa jaoks eraldi seadus isegi, et saaks tema halliks kardinaliks määrata ehk riigi sekretäriks. Ja meil oli ju see Nordica uurimise teema ju ka seal riigieelarve kontrollikomisjonis teemaks ja siis oli ka sinna kutsutud Keit Kasemets ja ka Kristen Michal ja samas, kui see sama Nordica teema tuli, läksid mõlemad näost punaseks, et üks hakkas kogelema ja ärritus, Keit Kasemets läks näost punaseks. No vot, siis on kohe näha, kus on valus. Aga veel enne, kui me läheme Trumpi teema juurde, siis viimasena oli meil neljapäeval ka uurimiskomisjoni moodustamine. See oli meie ettepanek ja selle uurimiskomisjoni eesmärk oli siis kuulutatud välja nii, et Riigikogu otsuse eelnõu 557 Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine COVID-19 modifitseeritud mRNA vaktsiinidega seonduvate ohtude hindamiseks. Ehk siis seal oli siis eelnõu tutvustamas Varro Vooglaid, kes tegi omal ajal ka tubli tööd hoiatamaks nende sunnimeetmete vastu, sundsüstimiste vastu, kõrvalmõjude vastu. Ma tegin ise ka seda tööd, käisin ka teles mitu korda väitlemas, et miks ei ole vaja sundvaktsineerimist, et olgu see inimeste vaba valik, kas nad vaktsineerivad või mitte.
Ja nüüd tagantjärele tuleb ju kõik see välja, mille eest me oleme hoiatanud, et näiteks Arkadi Popov, kes oli ju muidu tugev vaktsineerimise toetaja ja sundsüstimise taganttorki ja tunnistas ise ajalehes, et ei kõik vaktsiinid ei olnud halb, see Zeneca oli halb. Ja siis teda me pidimegi turult välja tõrjuma aga meil ei öelnud ju mitte keegi, et Zeneca on eriti halb. Miks nad siis ei hoiatanud? Umbes, et millel oli palju kõrvalmõjusid, et see torgiti samamoodi laua alla, mõnitati kõiki, kes küsimusi esitasid, solvati, hüsteeritseti, et kui keegi tahtis natukenegi hingeõhku, et kuulge, kas see ei ole kõrvalmõjudega, kuulge, kas lastele ei ole vaja, on ikka vaja vaktsiine, siis puhkes hüsteeria, samamoodi nagu täna ükskõik millise teema juurde, tuulikute teemal, kus nad ähvardavad, solvavad, mõnitavad kõiki kriitikuid. Jah, et tuletame meelde, et Soome, Rootsi, Norra ja Taani terviseamet lõpetaski juba 2021. aastal Moderna vaktsiinide manustamise noormeestele, et tuues nagu põhjuseks kõrvalmõjud just südamele. Aga minu teada ei olnud meie terviseamet ei rääkinud kordagi mingitest kõrvalmõjudest. Nõuti isegi neid koroonapasse ka lastelt. Samas ju alguses tuli ju see teema, et lapsed ju põdesid neid asju. Meie oma lapski põdes koroonat ilma sümptomiteta. Läks kooli, tegi testi, tuli välja, et tal on koroona näitaja positiivne, et sai šoki veel sellest, et ta on nagu veel mingi haiguse kandja. Tuli koju, silmad punased, et millist terrorit tehti nii lastele kui ka kogu selle vaktsineerimisega kõigile inimestele, kuidas lahti tehti inimesi, kui nad ei olnud nõus vaktsineerima. Reisima ei saanud. EKRE oli küll alguses nõus eriolukorra kehtestamisega, sest ei olnud teada, kuidas see haigus mõjub, oli näha, et Hiinas, Prantsusmaal, Itaalias juba oli päris karme tagajärge tekkinud. Aga mida aeg edasi, oli selge, et on ka väga selgeid kriitilisi noote ja üks asi, millele me panime jala maha, on see, et vaktsineerimine ei saa olla sunduslik ja samamoodi need meetmed ei saa olla nii repressiivsed, mis puudutab kohvikutes käimist ja kõike. Ja mis oli ka tõendatud, mille osas juba tollel ajahetkel oli väga kiiresti selge näiteks, et vaktsineerimine ei takista levikut. Terved teatrite kaupa jäid inimesed haigeks, ja mingid haridustöötajad läksid oma pidudele ja siis selgus, et arvasid, nad on kuulikindlad, kõik haigestusid, aga seegi vaikiti maha. Vaat see oli see vastik infomanipulatsioon, pidev maha vaikimine, peavoolumeedia alatu manipuleerimine, hüsteeritsemine, petmine. Et see on ka üks põhjus, miks me seda saadet teeme, sest saate nimi on Vaba sõna. Me tahame, et inimesed saaksid objektiivsemat informatsiooni, saaksid alternatiivseid arvamusi, mitte seda ajupesu, mida peavoolumeedia on teinud ja üha vasakpoolsemaks muutub Ekspress Grupp, kuidas see lihtsalt annab desinformatsiooni. Et ma ei ütle, et seal ei ole 10% normaalseid asju, artikleid, aga tegelikult lollusi peaks seal üldse olema. Just nimelt ja loodame, et minnakse siis ausalt ja edukalt selle uurimuskomisjoniga edasi. No ma parandan sind, kindlasti minda ausalt ja kindlasti minda edukalt, sest Reform hääletas selle maha. Meie peame oma saadetes kogu selle info andma, mis on kriitiline. Nad kardavad seda teemat ja kardavad ka kõrvalmõjude asju. Kõrvalmõjusid on olnud tohutult rohkem kui need, mida on siis Terviseamet registreerinud. Ma olen nii palju hirmutavaid lugusid kuulnud, kuidas mõned kaotasid silmanägemise. Hea, et neid mõni tagasigi sai, et see oli kõrvalmõju. Kas see ei ole ränk kõrvalmõju, kui inimene on 3 kuud silmist pime? Ja ma küsisin ka ühe küsimuse, kui seda ettekannet tehti, et kas on ka põhjust arvata, et see kokkusattumus ei ole juhuslik, et kui minna Statistikaameti kodulehele ja vaadata surmade näitajaid nädala kohta, et me teame, et koroona jõudis Eestisse 2020. aasta kevadel ja vaktsineerima hakati 2020 aasta lõpus, seal detsember 27, siis selline surmanäitajad olid
keskmised siin eelneva 10 aasta kohta, et 300 inimest nädalas. Ja vaktsineerimine siis läks lahti põhiliselt 2021. aasta kevadel ja siis tekkis ka just see väga suur liigsuremuste arv 7. nädalast kuni 17. nädalani oli surmade arv peaaegu 200 korda kõrgem see nädalas. Muidu on 300 olnud, siis oli 415, 400 kuskil seal 85. Et no ma ei tea, võib-olla on see kokkusattumus ja kusjuures see liigsurmade arv jälle kasvas detsembrikuus, 2021. aasta detsembrikuus, kui hakati nii-öelda tõhustust doose tegema. Võtke kinni, kas on kokkusattuvus? No hirmutavad andmed ja ma olen ka konverentsidel käinud, kus kriitiliselt teemasid käsitletakse ja üks suur teema on viljatuse probleemid, millel on viidatud, aga me ei saa siin pikalt neid teadusuuringuid käsitleda. Nii palju võiksin veel lisada, et nüüd on Saksa luureamet ja USA luureamet öelnud, et see oli ilmselt laborilekke. Ehk siis ega me EKRE-s kartsime seda sama, sest see nägi nii ebatavaline välja, et see oli üks põhjus, miks eriolukorraga üldse alguses võis nõus olla, et see oli midagi väga kahtlast, et Hiinast linnast, kus oli üks kuulsamaid viroloogia laboreid, et see oht oli olemas, et seal on tehtud mingid katseid ja see on lendu läinud, et siis pidi mingit ettevaatust ilmutama. Ega oligi, inimestel oligi hirm, et see ei ole tavaline viirus. See ei ole selline loodusest tekkinud, nagu meil ikka need igasugused viirused siin levivad gripi erinevate tüvede all, et see ongi midagi tehislikku ja midagi sellist, mida ei ole kunagi varem nähtud. No 2 luureametit nii väidavad. Muidugi, kui meie juba tollel ajal sellest rääkisime oma saadetes, siis irvitati sellise teema üle, nagu ikka. Siin me oleme, et hoiatasime ammu, et see võib just nii olla. Aga viimase teemana jõuame pisut käsitleda seda, kuidas Trumpi materdamine on veidi lahjemaks jäänud. Uudised ütlevad, et USA on hakanud väga nutikaid sanktsioone Venemaa vastu rakendama, ehk siis piirama nende pangandustehinguid nafta ja muu osas, mis on Venemaale eriti valusad. Neid ei ole, on meetodeid, mida nende vastu ei ole veel tehtud, aga USA on nad käivitamas. Ja teiseks on ju selge, et mida me üldse oleme näinud siin viimastel nädalatel, see Zelenski ja siis Trumpi ja J.D. Vance'i kohtumine, et see on ju kauplemisprotsess, mis on küll läinud liiga avalikuks, aga ilmselt on ammu ka salajasi igasuguseid kauplemisi toimunud, läbirääkimisi, ehk siis tegevus käib, aga mis on kõige olulisem, mis jälle meie lärmajate juurest ära jäetakse, selleks, et saaks lihtsalt Trumpi peksta, on see, et ta rõhutas eraldi, USA president rõhutas eraldi Balti riike, kes asuvad keerulises kohas ja kelle nimel on ta valmis siis USA kaitset üleval hoidma. Et see on kõige tähtsam, mida rõhutada meie seisukohast. Ikka sõimati ja see sõimamine läks ikka nii radikaalseks, et tuletan meelde, et meie Eesti eurosaadik, siis Isamaa liige Terras on kutsunud USA-le sanktsioone rakendama. Minu meelest pärast seda, mis tõsiselt võetavusest me räägime, et Eesti esindajad kutsuvad USA sanktsioonide alla panema koos Venemaaga või mis plaan on, et nad ei taha USA lennukeid, nad ei taha USA toetust, nad ei taha USA rahastust, mis taastati meil siin ära, kui vahepeal olid kõik asjad kinni pandud, need USAID-i rahastused. Ja mulle tundub küll, et nüüd on natukene kraade USA suunal madalamaks keeratud, et vahepeal jäi tõesti selline tunne, et Eestil on 2 vaenlast, üks on USA, teine on Putin ja vaadates neid meediakajastusi tundus, et vaenlane number 1 ongi USA, aga nüüd näha on, et ka peaminister ja ka välisminister Margus Tsahkna on võtnud kraade vähemaks ja on öelnud, et ja USA on meie liitlane ja ilma liitlaseta me ei saa siis hea teada, et lõpuks tuli mõistus koju tagasi. No eks see ole ka meie töö, et me hoiatasime mitmel pool, et ärge minge nagu leili
et olge mõistlikud, et see on meie julgeolek ja see on tõesti meie julgeolek. Sest USA meie võtmeliitlane, ta annab ka pool Ukraina julgeoleku abist, et sõimamine, mida annab sõimamine sellisel puhul? Et kas te tunnete ennast palju tähtsamana selle võrra ja ma nägin sotsiaalmeedias nagu tavaliste inimeste sükest tohutut vihahoogu, aga inimesed, mõelge Eesti riigi peale, kui väiksed me oleme. Kas meil on liitlasi vaja või ei ole? Või siis on juba meile tekitatud psühholoogiliselt tunne, et me oleme mingi impeeriumi osa. See tunne võibki olla tekkinud sellest, et meil on USA vihmavari. Aga sõbrad, kui see vihmavari ära kaob, siis meil on armsad Eesti väikelinnad Räpina, meil on armsad maakonnalinnad nagu Jõhvi, Rakvere ja siis üks suurem linn ja kas me oleme siis sellised, kes võivad Vene piiri ääres ennast kindlalt tunda. Meil on vaja liitlasi, tarka poliitikat, välispoliitikat, ratsionaalset, rahulikku, mitte hüsteeritsevat. Ja need vahendid, mida Trump kasutab sõja lõpetamiseks Ukrainas, need võib-olla meie jaoks ei ole nagu arusaadavad, et kuidas suurriigid omavahel suhtlevad, et kui me vaatame ka, millised on Euroopa Liidu ja Venemaa suhted, et loeme järjest enam, et ikkagi need sanktsioonid Venemaa suunas ei ole kindlad, et kui toimub kaubavahetus, Venemaa ikkagi saab oma sõjamasinat õlitatud Euroopa Liidu rahadega, et toimub metalli müük ja siis vaadata, kuidas Trump käitub, millised on tema meetmed, et saada Putin rahulikuks, et enam ei tapetaks Ukrainas inimesi, et me ei pruugi nendest arugi saada. Ja selleks peab olema hea USA poliitika jälgija ja mina kinnitan, et Eesti poliitikud, peavoolupoliitikud, liberaalid, nad ei jaga USA poliitikud, nad lihtsalt ajavad ikka päris hullu juttu ja nad ei tunneta USA ühiskonda. Et selleks peab olema väga hea välispoliitiline nina ja mida me teeme keskharidusega välisministriga, et värskelt ta kuulutas, et Ungari hääleõigus Euroopa Liidus tuleb ära võtta. No on kõva mees, sama kõva mees, kes käis Gruusia tänavatel laamendamas ja peletas ka ühe sõbraliku riigi meie juurest ära, et see annab kõigile peksa, ettevaatust, Tšahkna paneb USA põlvili ja Venemaa põlvili ja kõik põlvili. Ja nüüd Ungari ka on ju, et paneks veel omadele ka veel pasunasse ja võtku järjest, et Poola veel ootamas ja ma ei tea. Ikka. Ja ainult üks asi ununes ära, et Ungari pakub meile õhuturvet. Jah. Aga mis siis, kui ühel hetkel neil riikidel on õigus solvuda ja oma lennukid ära võtta? Ja. Aga äkki võtta mitu riiki korraga ära, kui sellised inimesed on siin võimul, kes teevad e-valimisi, kes kehtestavad tsensuuri vihakõne seadusega. Tänapäeva maailmas on need olulised, sest USA asepresident hoiatas, et te ei ole ju siin demokraatiad enam, kui ta käis Müncheni julgeolekukonverentsil, et milleks peaks mitte demokraatiaid kaitsma, et nad on meid ikkagi päriselt ohtu pannud praegused poliitikud, et arvate, et välispoliitika, see on erakondade ülene, aga nad on nii rumalad, et nad on võimelised meile julgeolekuohu ise koju tooma oma ogara klähvimisega oma liitlaste peale. Ja samas, kui toimuvad need rahukõnelused, siis eestlasi sinna juurde nagu ei võeta. Viimati ka öeldi, et ärge tulge. Jäeti meie saadikud ju siin koju, kui toimus läbirääkimine. Täpselt ja mitu korda. Aga ikkagi loodame, et kuumus meie peavoolupoliitikute liberaalide peas alaneb. See on meie kõigi elulistes huvides, et nad ei sõimle nii hirmsasti enam. Ja sellepärast loodame, et terve mõistus võidab. Mõistust, haridust, kõike on meie poliitikutel vaja. Ja rahulikku meelt ka. Aga kohtumiseni juba järgmisel laupäeval. Kõike head. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.